Tere jälle ja nüüd oleme siis Bhagavad-gītā punktis 3.31. Ja see kõneleb meile niimoodi. Need inimesed, kes täidavad oma kohustusi vastavalt minu nõudmistele ja käskudele, Jumal räägib niimoodi, vastavalt Jumala nõudmistele ja käskudele, vastavalt minu nõudmistele ja käskudele. Ja need, kes järgivad seda õpetust siin uskudes sellesse ilma kadeduseta, need saavad vabaks kõigidest materiaalse töö tulemustest ja tagajärgedest ja nendest nagu need ahelad murtakse, millega nad on seotud materiaalse töö tulemuste külge. Need, kes järgivad seda õpetust siin, uskudes sellesse ilma kadeduseta. Ja kes siis täidavad oma kohustusi vastavalt minu käskudele, nõudmistele ja õpetustele. Niimoodi ütleb Jumal siin värsis. Jumala sellised nõudmised ja käsud, juhised või korraldused, ja need on see kogu selle veedatarkuse kese ja selle essents. Ja seetõttu see on igavlikkuse tõde ilma ühegi erandita. Kogu pühakirjas kirjas olev, kogu veedades kirjas olev tarkus, see on tõde ilma ainsagi erandita, see on otse Jumalalt. Kuna need veedad on igavikulised, väljaspool meie aja ja ruumi käsitlust, väljaspool meie aega ja ruumi igavikulised, siis järelikult selline tõde Krishna teadvuse kohta on samuti igavikuline. Ja kuidas inimene peaks suhtuma sellisesse pühakirjade tarkudesse, veedade tarkusesse, inimesel peaks olema tugev usk või virkusk nendesse nõudmistesse ilma siis Jumalat kadestamata. Ja nüüd vaadata seda, et need käsukusellised on tegelikult nagu juhised võib-olla, et ütleme, ma tahan saada õnnelikumaks, ja kuidas, ja siis sul on juhised selleks, näiteks. Ja seal on palju filosoofe, kes siis samuti kirjutavad kommentaare Bhagavad-gītale, selle pühakirjale, aga kellel ei ole siis usku Jumalasse, kellel ei ole usku Krishnasse. Ja neid ei vabastata kunagi nendest aheladest, nagu mida näevad see materiaalse töö tulemused, need alati nagu klammerduvad nende oma materiaalse töö tulemustesse. Aga isegi tavaline mees, just virga usuga, nendesse Jumala korraldustesse, oleme sõjaväljal, siis on peatükk, isegi tavaline mees, tugeva virga usuga nende Jumala korraldustesse, kuigi ta ei suuda neid täita, neid käske, mis Jumal annab. Ikkagi, kuna tal on see virkusk, tugev usk, siis ta vabastatakse nende karmaseaduse ahelatest või sellest, mis seob seda selle materiaalse töö tulemuste külge.
Krishna teaduse alguses või Krishna teaduse arendamise alguses inimene võib-olla ei suuda täita need Jumala juhised, korraldusi, nõudmisi, Jumala antud käske. Aga kuna ta on nagu järgeandmatu ja töötab siiralt ja ausalt selle suunas, oma eesmärgi suunas, ilma et ta kõhkleks ja mõtleks kaotusele või lootusetusele, siis ta kindlasti jõuab puhta Krishna teaduseni, ta ülendatakse selleni, jah. Et see oli Bhagavad Gita 3.31.